Põhjamaa. Lähen kohe B-ossa. A-osa siis. Meloodia on nagu ta on, ühehäälne võib olla ja vasakus käes on siis lai seade. Teine akord on meil Bess-tuur F-bassiga. Et vaadake siis seda nagu Bess-tuuri kvartsekst akord pööret ja Bess-noot siis oktav ülesse. Selleks, et sealt F-ist minna D-sse, jõuaks näiteks läbi mineva noodina võtta siia vahel. See võib seal olla, võib seal mitte olla. Nüüd tuleb D-moll. Akorde märk on D-moll 7, aga vasakus käes seda 7 ei ole meil vaja, sest et see on meil meloodias juba olemas. G-tuur. C-tuur. Ja B-osa. B-osa võib tegelikult ju mängida samamoodi, nagu ta oli ka A-osas see saade. Aga võib ka mängida natuke tihedamalt. Nüüd võtsin mustriks siia sellise. Ja jällegi, seal on moll 7, A-moll 7, D-moll 7, G-moll 7. Aga vasakus käes ma ei pea neid tingimata niimoodi mängima. Et kui ma tahan neid 7, siis ma võtan näiteks paremasse kätte nüüd selle aga midagi ei juhtu, kui ka seda 7 seal alati ei ole. Seal võiks mängida faktuuri, aga väga tihti mängitakse seal ka see akordiline järgnevus. G-moll 7, F-tuur A-bassiga, G-moll Bess-bassiga ja siis tuleb veel selline akord, mis on nagu B-pool timm või G7. C-bassiga.